hommikust kõikidele, meil on suurepärane hea meel teid kõiki erakonna büroos näha. Ja mul on suur hea meel tervitada siin ka Keskerakonna esimeest, peaminister Jüri Ratast, kes tutvustab teile täna Keskerakonna hüüdlauset Riigikogu valimisteks 2019. Aga siinkohal ka annaksingi sõna Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele. Väga austatud ajakirjanikud ja erakonnakaaslased, kõigepealt tere hommikust, aitäh tulemast, üldiselt võib siia istuda, et ei pea seal taga seisma. Eestil on läinud tänu meie tublidele inimestele hästi. Oleme viimastel aastakümnetel arenenud oluliselt jõukamaks, aga ka oluliselt edukamaks riigiks. Seda tänu meie töötajatele, ettevõtjatele ja ametnikele. Kogu rahvas on pingutanud, samal ajal näeme me kahjuks ühiskonnas endiselt lubamatult palju vaesust, tõrjutust ja ebaõiglust ja selle vastu tuleb võidelda. Meie põhiseaduses on kirjas, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Sellest põhimõttest tuleb lähtuda kõigil poliitilistel jõududel ja Eesti riigil tervikuna. Eesti riik peab alati kõigi oma inimeste eest seisma, sõltumata nende soost, sõltumata nende vanusest, rahvusest, elukohast või sotsiaalsest staatusest. Eesti riigil tuleb vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku ebavõrdsust ning suurendada ühiskonna sidusust. Keskerakonna põhieesmärk Riigikogu valimistel on õiglase Eesti riigi ehitamine. Õiglane riik seisab iga lapse, iga perekonna ja iga eaka eest, kõigi tööinimeste ja kõigi ettevõtjate eest. Õiglane riik tagab oma inimestele kättesaadava arstiabi, kodulähedase ja kvaliteetse hariduse ning väärika palga ja pensioni. Õiglane riik toetab kohalikku elu ja maapiirkondade arengut, sest kogu Eesti peab elama. Õiglane riik on euroopalik riik. Õiglane riik kindlustab kindlasti väärika pensioni, olgu selleks erakorraline pensionitõus või olgu selleks tööstaažist sõltuv esimene sammas ja kindlasti ka pensionite tasuta kojukanne. Õiglane riik pakub arstiabi kõigile, solidaarne ravikindlustus ja see on see, millest kindlasti Keskerakond ei loobu. Üle-eestiline digiregistratuur ravijärjekordade lühendamiseks ja kindlasti me soovime seda, et iga-aastaselt inimesed oma tervist kontrolliksid ka preventatiivselt. Õiglane riik toetab lapsi, noori ja perekondi. Esimese ja teise lapse toetus. Jah, meil on hea meel, et selle aasta 55 eurost saab järgmisel aastal 60 eurot esimesele ja teisele lapsele. Meie soov on see, et järgmises valimistsüklis see on 100 eurot esimese lapse kohta ja 100 eurot teise lapse kohta. Me peame oluliseks huviharidust ja huviringe ja nende kättesaadavust. Noorte perede eluasemelaen ilma oma finantseeringuta ja me teeme ettepaneku, et järgmises valimistsüklis minna edasi loomulikult riigihalduse, regionaalküsimustega, aga nagu ka tänases valitsuskoalitsioonis on olnud ja on jätkuvalt üks põhieesmärke rahvastiku küsimus. Rahvastiku ja regionaalministri ametikoha kujundamine. Õiglane riik tagab õiglase palga, mis on maksuvaba tulureform, mis on õpetajate, kultuuritöötajate, aga ka politseinike, päästjate ja sotsiaalvaldkonna ja veterinaaride palgatõus. Me peame oluliseks kuulata sotsiaalpartnereid, nii ametiühinguid kui ka tööandjaid, ehk kolmepoolsed kohtumised Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga on meie jaoks oluline. Kindlasti on õiglane riik see, et maapiirkondades me näeme tulevikus rohkem töökohti. Õiglane riik hoolib kõigist inimestest. See on küsimus hooldekodu,
koha tagamine nendele eakatele, kes seda soovivad, aga see on ka omaste hoolduse suurem toetamine ja see on ka kindlasti koduhoolduse suurem toetamine. Õiglane riik arendab elu nii maal kui linnas. See on jätkuvalt omavalitsuste tulubaasi tõstmine, mis on Keskerakonnale ja Keskerakonna jaoks oluline. Üleminekutoetused põllumajanduses, millega me jätkame ja kindlasti tasuta ühistranspordi laiendamine. Mul oli eile võimalus olla koos majandus- ja taristuministriga Pärnus. Teatavasti Pärnu maakond ei ole hetkel tasuta ühistranspordile üle läinud tulenevalt ühistranspordikeskuse otsusest, aga see soov vähemalt eile selle saali põhjal, kus oli üle 150-60 inimese, oli üsna tugev, et ka nemad tegelikult seda sooviksid ja usun, et järjest rohkem ja rohkem maakondasid ikka nendest 4 selle tee valib. Õiglane riik loob turvatunde kõigile, see on piirkondlike politseinike ehk niinimetatud konstaablite arvu suurendamine, mis on olnud juba esimeses etapis tänase valitsuskoalitsiooni eesmärk ja loomulikult vähemalt 2% SKT-st riigikaitsele pluss liitlaste vastuvõtt ja nende kulude katmine. Õiglane riik väärtustab ettevõtlikkust ja väärtustab ettevõtlust. See on igal juhul nullbürokraatia programmiga edasiminek. See on varimajandusega võitlemine, et tagada aus konkurents ja kindlasti need on erinevad maksuerisused, et ettevõtete konkurentsivõimet tõsta. Õiglane riik viib majanduskasvu kõigini. See tähendab seda, et meie soov on tõesti põhimaanteede väljaehitamine 4-realiseks, et need oleksid turvalised. Ja see on meie jaoks oluline. See on regionaalsete investeeringute elluviimine. Ja see on ka elamufondi korrastamine maapiirkondades. Õiglane riik austab kõiki oma rahvusi. Me ei vastandu ja me ei luba vastandada inimesi rahvuse pinnal. Kindlasti peab see olukord lõppema, et me anname välja halle passe. Eestis sündinud lapsed peavad saama Eesti kodakondsuse ja hallide passide küsimus tuleb lahendada. Õiglane riik pärandab puhta keskkonna tulevastele põlvedele. Meie jaoks on oluline taastuvenergia osakaalu suurendamine. Meie jaoks on oluline, et leida see tasakaal säästva arengu printsiibist lähtudes sotsiaal-, keskkonna ja majandusvaldkonna vahel. Õiglane riik annab hea hariduse kõigile. Jah, me ei loobu tasuta kõrghariduse säilimisest, et meie jaoks on oluline, et tasuta kõrgharidus säilib ja kindlasti Keskerakond järgmises valimisprogrammis soovib viia sisse doktorandi palga kehtestamise. Loomulikult me jätkame teadus-arendustegevuse rahastuse tõusu 1%-ni viimist. Õiglane riik eeldab kultuuri, edendab kultuuri kogu Eestis. See on erinevate spordiobjektide rajamine, mida me oleme juba täna teinud. Olgu see Ida-Virumaa, olgu see Lääne-Virumaa või olgu see Kagu-Eesti, näiteks Kääriku spordibaas, maakondlikud spordikeskused üle Eesti. Kultuuritöötajate palgatõus on olnud meie jaoks oluline, see peab jätkuma ja ma arvan, et see on ülesanne toetada ja läbi selle saada rohkem eeskujusid meie tüdrukutele ja poistele. Aitäh! Ja Mait jätkab. Siseturvalise kohta me ei pannud tähele seal piiri valvamise teemad, mis eile päevakord tuli. Kuidas sellega nüüd on? Kas see jääb sinna või ei jää? Siis sõjaväelise piiri valvamise taastamine. Mul oli eile, kui see teema hakkas meedias võtma suuri tuure kõige paremas mõttes, siis mul oli võimalus sõita Pärnu suunas, kus, nagu ma ütlesin, oli meil Kadri Simsoniga, Pärnu elanikega ja Pärnumaa elanikega kohtumine ja ma mõtlesin enda selle kõnele 2016 november Riigikogu ees, kui ma palusin toetust volituste jaoks ja siis ma ütlesin, et mitte ükski idee Eestimaal ei ole ülearune ja neid ideid tuleb hoida laual ja neid tuleb arutada. Aivar Riisalu, teda teades ja tundes päris hästi, ta kindlasti on väga tugev Eesti patriot ja see, et Tallinna abilinnapea selline mõte, enda mõte
leidis Eesti meedias nii suurt kajastatust, kus kõik erakonna tippfiguurid ja juhid hakkasid seda kommenteerima. See näitab, et see läheb korda ja see on hea. Diskussiooni on vaja. Kas see saab olema meie platvormis täpselt sellisel kujul, et platvorm saab kinnitatud 2019 jaanuaris, et vaevalt, et ta päris üks-üheselt sellel kujul saab olema. Idapiiri väljaehitamine on kindlasti Keskerakonna tänase valitsuse jaoks oluline. Me jätkame sellega ka, kui rahvas selle mandaadi meile annab, moodustada valitsust järgmises valitsustsüklis. Me oleme ju otsustanud, et me läheme edasi maismaa osas, mis jaguneb 11 etapiks 3 punktist põhja suunas. Need hanked suurusjärgus 90 miljoni euro osas on olemas järgmise riigieelarve strateegias kirjas ja hetkel on hinnang, et neid suudab välja ehitada selle raha eest 4 etappi 11. Nii et, aga see, et Keskerakonnas tõesti käib tugev platvormi arutelu, ideid on palju, ma arvan, see on positiivne ja sealt sünnivad parimad ideed. Nii, aga koha pealt kolmas. PNS-il on väga olulised. Üks küsimus on veel. Hariduse koha pealt ma ei pannud tähele midagi keele teemast, et kuidas on Keskerakonna suhtumine siis hariduse eestikeelseks viimise. No see on juba ju hetkel käimas väga tugevasti, näiteks järgmise aasta eelarves on ju sees eesti keele õpetajate, ütleme, leidmine, palkamine venekeelsete lasteaiarühmade juurde, mitte lasteaedade juurde, vaid rühmade juurde. Ja seda lisaks tänasele tegevusele me peame seda hästi oluliseks, et juba lasteaia tasandilt alustada keeleõppega ja mitte panna seda ainult sisse, eks ju, platvormi, vaid reaalselt ka teha samme. Selleks on järgmise aasta ette nähtud 1,5 miljonit eurot eelarves ja ka selline digitaalne õpe. Kindlasti me toetame eestikeelse õppe, ütleme, parandamist mitte ainult gümnaasiumi tasandil, mis on meie jaoks oluline, aga ka juba lasteaia tasandil.